Toomas Pauri autorisaade. Tere, head Kaguraadio kuulajad ja edu ja õnne teile kõigile. Ja minu külaliseks on seekord ei keegi muu kui Andrus Sukles. No tere, Andrus. Tere, Toomas. Kuidas siis Itaalias on, lumipõlvini või? Oleneb kus oled, aga ei, siin on juba Liguurias on 14 kraadi sooja, päike paistab, et kõik väga hästi. Jumal, ära te kadedaks. No nii, maailm on möllu täis ja alustame siis. Eelmine nädal olid Euroopa Liidu riigid 37, palju nad seal koos oli ja oli ka Ameerikast esindaja muidugi. Zelenski oli kohal, võeti vastu otsus, et kui sõda lõpeb, siis Euroopa tuleb kohe Ukrainasse, panevad Ukraina sõjava paika, annavad raha ja korraldavad niimoodi, et juhul kui Venele tuleb, siis annab tal igas keretäie. Mis see leping, kui sinule kõrvalvaatajale, eks Eesti on siin omamoodi tõlgendanud, aga kuidas see, ma saan, et Meloni igatahes oli juba seda meelt, et võiks venelastega rääkima hakata peale siis Prantsuse presidendi Macroni, teine julge ütleja. Et kuidas sealt sinu poolt Itaaliast vaadatuna kogu see asi tundub? No saad aru, Toomas, see on ju jällegi meie nende nii-öelda narratiivivestjate ja spindoktorite märgunenäguna. Sa saad ju väga selgelt aru, et mis iganes seal kokku omavahel nad ei leppinud, venelastele ükski punkt peaaegu nendest ei sobi, et keegi paneb Euroopa Liidu väed sinna või täiesti ulme. Eks see on järjekordne tee venitada ja süüdistada venelasi, et nemad ei taha kokku leppida. Venelased on väga selge, et nad ei ole oma juttu muutnud 2024. aasta veebruaris saadik. Üks sama jutt käib meil. Meil siin ju käib nii kui lippadi-loppadi, et kord ei tohi venelastega rääkida, seaduse vastane venelastega rääkida, siis venelased taha teiega rääkida ja siis meid ei võeta laua taha ja ühesõnaga sa ise saad aru kogu aeg, et siuke tõesti nagu hale propaganda käib meil ja keegi nagu ei, ainukese leping, mis sa saad teha, kui on ka venelased laua taga ja neid ju siin ei võeta, nad ju käivad maksumaksja raha eest ise kokku saamas ja nõu pidamas ja kokkuleppeid tegemas ja aga ütleme, keda see nagu kotib, mitte kedagi, sellepärast, et see on selline, hea nimi on pandud neile Coalition of Willing, ehk siis tahtekoalitsioon on pandud nimi Coalition of Killing, ehk siis tapjate koalitsioon. Ja kogu nende huvi on ju, vaata, Toomas, nad on meile ju kogu aeg selgitanud sulle ja mulle ja kogu Eesti rahvale ja ka kogu Euroopa rahvale, et Venemaa tuleb tükkideks lüüa, Putin põlvili suruda ja strateegiliselt peavad venelased kaotama. Ja et meie oleme seda valmis tegema läbi ukrainlaste, kas või viimad ukrainlaseni ja seda ju on ka viljeletud. Ja kui nüüd vahe tullakse ja öeldakse, et oi, et me olime valed, et hoopis Putin võidab selle sõja ja ukrainlased kaotavad ja meie koos nendega, see tähendab seda poliitilist lõppu neile. Seda juhtuda nad ei saa, sest nad on võimult läinud. Mis on siis teine alternatiiv, on et tuubeldada, minna veel jõhramaks ja mis mulle teeb nagu väga muret eurooplasena, eestlasena elades Euroopas, on see, et nad teevad kõik selleks, et ei piirdu ainult ukrainlaste tapmisega, vaid hakatakse ka sõda pidama Euroopa pinnal, sest et see eskalatsioon, mis nüüd siin järjest tehakse, see on ju selge, et see ükskord viib relvastatud konfliktini ja võid ju Putinit, kui tahaks palju süüdistada, siis Putin on ka nagu kahvlis, sest et Venemaal süüdistatakse Putinit, et nad on liiga leebed. Ehk siis, et kui juba nende strateegilisi pommitajaid rünnati, siis öeldi Putinile, et kui sa selle jätad vastuseta, et siis nad ainult lähevad hullemaks. Ja tal on ju selles suhtes on inimestel õigus, et järgmisena rünnati juba tema residentsi, nagu sa tead, algusi öeldi, et jah, ründasime, siis saadi aru, et ei kurat, see ei paista hea välja. Siis öeldi, ei, üldse ei rünnanud, ja siis ründasime küll, aga tegelikult see ei olnud resident, see oli komandopunkt, ja kui sa paned tähele, siis nüüd võeti, eks ju, venelaste laev, eks ju, kinni, Vene lipu all sõitev laev kinni, ehk siis järjest on eskaleeritud. Mis nüüd venelased vastu panid, andsid siis paugu oma Oresnikuga, keegi sellest eriti ei räägigi, keegi mul üks sõber ütles, et kuulis Eesti uudiseid, mingi tabalukk ja kanister ja ühesõnaga propaganda oli selline, see ei ole üldse mitte midagi. Reaalsuses lasti õhku pool Euroopa, mitte pool, aga kus on ukrainlaste gaas ja ka eurooplaste gaas Ukraina territooriumil lähedal
siis Poolale, ehk siis, et anti väga selge sõnum, et järgmine kord ei ole see enam Poola, et kui asjad niimoodi edasi lähevad, võib juba olla see löök kuskile kas siis Baltimaale või siis Poolasse või Saksamaale, aga Putin on seda nagu hoidnud, ta on hoidnud kõike, et jumala eest ei oleks põhjust kohaldada artikkel 5, ehk siis, et ta peaks minema sõtta NATO-ga, seda venelased selgelt ei taha, sest et keegi ei taha seda sõda, sest see lõpeb tuumasõjana, ükskõik kumb pool hakkab kaotama, on ju selge, et nad võtavad oma tuumaarsenali mänguna ja see tähendaks maailma lõppu. Ja mul on nagu raske aru saada nendest sahtmetest ja tüüpidest, minu jaoks on eriti lausa vastikud inimesed, et omal neil armeed pole, lihtsalt kaevad ja klähvivad. Kui on vaja nagu teha midagi, siis ainukesed, kes midagi teha suudavad, on ameeriklased. Ülejäänud on ju anekdoot. See sama koalisatsioon, millest sa rääkisid, käivad maksumaksja raha eest, istuvad maha ja joovad veini ja söövad sööki. Mingit tolku ju sellest ei ole. Ehk siis, et me oleme päris nukras situatsioonis, Toomas. Ma näen seda, et sellest eskalatsiooni redelist ronitakse aina ülespoole, järjest nahaalsemaks need rünnakud nii Putini isiku kui ka Vene huvide vastu lähevad. Ja ega siis kunagi tuleb ju vastulöök, see on ju selge. Aga me ei tea täna, mis see vastulöök on ja annaks jumal, et jätkaks venkude see nii-öelda vaosoitus, mida nad on siiamaane, ütleme ükskõik kui palju ma ei vihka seda öelda, aga kui sa vaatad suurt pilti, siis kui ameeriklastega oleks nii käitutud, kui nad käituvad venelastega, siis seda pidu ei ole kaua. Ja kui sa paned tähele, siis isegi kui Maduro ütleb ameeriklastele, teeme kõik, mis te tahate, siis nemad ikka teevad seda, mida nemad tahavad. Ja jällegi, et sa võid ju rääkida, et Venemaa on suur bensiinijaam koos aatompommidega, pead ju peast põrunud olema, kui sa lähed lihtsalt nokkima. Ja nüüd oleme me siis seal situatsioonis, kus me oleme, Toomas. Mina küll nagu väga rõõmus ei ole selle situatsiooni üle, mis meil on siin tekitatud ja meile kogu aeg pannakse propagandat, et küll venelased on halvad, aga vaat meie oleme õiguse eest väljas ja meil on demokraatia ja lihtsalt aru saamata seda, et võimul ole koalitsiooni approval on 15% ja nemad on demokraadid, aga teised on kõik diktatuurid ja ma ei tea, täitsa hale. Sa kuulad seda Itaalia meediat ka. Meloni on nagu minu meelest, kui ma vaatan neid teisi, siis ta on nagu võtnud ikkagi sügava analüüsi endale, et kaua see sõda seal Ukrainas võib kesta, et ukrainlaste enda ressursse pole, et palju see USA ei anna, ega palju see Euroopa rahade peal see sõda võiks kesta. Osa ütleb, et 3 aastat, mina seda ei usu, ma arvan, et sel aastal peaks ära lõppima, see on minu arvamine. Vaata, itaallastega on nagu selles suhtes nagu normaalne, et nad saavad selgelt aru, et mis on see juurpõhjus ja juurpõhjus on see, et NATO laienes, eks ju, itta ja venelased ei saanud seda omale lubada, kuna see seadis nende riigi eksistentsiaalsesse ohtuna. Ja just kõik, mida meie need spindoktorid või propagandistid sulle ei räägi, et Ukraina on iseseisev riik ja teeb oma otsuseid ise ja siis maailmas need asjad nii ei käi, eks ju. Vaatame kas või praegu, et Venezuela on iseseisev riik, võiks otsust ise teha või et Gröönimaa on Taani osa autonoomne, et keegi tuleb ja ütleb, et ta võtab selle ära, ja põhjus on toodud jälle riiklikud huvid, et nagu naljakas on see, et siis ühel on riiklikud huvid ja võivad olla ja teisel ei tohi olla. Ja see on täielik avantüür ja ma loodan, et keegi sellest ka vastutusele võetakse kunagi, ajalugu võtab kohe selgelt, aga ka et need inimesed, kes on neid otsuseid teinud, ja kunagi vastutusel võetakse, et see oli ju ette teada, ega siin ei olnud ju mitte midagi sellist, mis tuli niimoodi nagu välk selgest taevast. Mäletame ju 62, kui Hruštšov tahtis panna pommid Kuubale, siis ju Kennedy ütles, et see on ameeriklaste jaoks eksistentsiaalne oht ja pidi 3. maailmasõda juba siis lahti minema. Ja nüüd siis oleme uuesti sellel lävendil, et 3. maailmasõda läheb lahti. Me oleme väga lähedal sellele, lähemal kui kunagi varem. See on ka nagu selge, sest et venelased ei jäta, nad on üht sama juttu rääkinud, eks ju, 24. aastast saadik, tegelikult juba 2007 Münchenis ütles Putin, et selline laienemine viib sõjani ja isegi see meie Stoltenberg, kes oli tollel ajal siis
NATO peasekretär ju läks Euroopa Liidus kus need saadikud seal istuvad ja ju pudistas välja selle, et venelased tulid meie juurde ja ütlesid, et kui te Ukrainasse laienete, et see on meie jaoks punane joon ja läheb sõjaks ja me ründame ja selle peale olid kõik rõõmsad, ütlesid, et väga tore rünnak, sest juba ammu otsiti põhjust ja oodati, et kuidas venelastega sõda alustada. Ja järjest selgemaks ja selgemaks nagu reaalsus saab. Ja itaalased saavad sellest selgelt aru, paistab, et prantslastel hakkab ka see kohale jõudma ja isegi see koalisitsioon, siis tahtekoalisitsioon või surmajate koalisitsioon on ju isegi Mörts on nüüd aru saanud, et me võime siin, kes ütles ka ühes intervjuus, et me võime siin koos istuda kui palju tahes ja maksumaksja raha raisata, tema seda muidugi öelnud, see on nagu minu lisand sinna, et arvestage, millega need inimesed seal kohal käivad, hotellides on ja õhtusööke söövad. Ja kõik maksumaksja poolt makstud istuvad koos ja ajavad täiesti mõttetut juttu, sellepärast et ilma venelastega ju kokkulepet teha ei saa. Ukrainlased ja eurooplased ja ameeriklased võivad ükskõik milles kokku leppida ja kui venelastele see ei sobi, siis on see kokkulepe ju mõttetu, eks ju, või isegi selle kokkuleppe tegemine ja selle peale aja raiskamine, aga neile see meeldib, see näitab nende tähtsust ja annab võimaluse jällegi venelasi sõimata, mis iseenesest on sulle ja mulle Toomas pikas perspektiivis väga kahjulik. Ja sellest saavad juba kõik hakkavad järjest rohkem ja selgemalt aru saama. Ja kui sa ja vaata veel üks asi, mida me nagu rääkima Toomas on see, et kui meile sinuga räägitakse, et Venemaa võtab territooriumi ja ta tahab Ukraina territooriumi ja naerdakse selle üle, et nad võtavad vähem kui 1% ja see on ju täielik jällegi loll propaganda, sellepärast, et venelased ei ole territooriumiga mitte midagi pistmist. Neil on vaja ära hävitada ukrainlaste võimekus neid rünnata ja olla potentsiaalne oht. See on, mida venelased on kogu aeg selgelt öelnud ja mida nad ka selgelt teevad. Ja see, et nad tahavad minna ja hakata valitsema Lääne-Ukrainast, on täiesti loll jutt, sellepärast, et venelased mitte mingil juhul ei taha neid ultranatsionalistlik kanseldama hakata, see on nende jaoks konstantne partisani sõda, konstantne vastuhakk ja see ei ole nende huvis. Küll aga ma arvan, et täna endad ei jäta ennem, kui on Odessa läinud ja Dnepri jõgi jääb jooneks ja kõik, mis on siis nii-öelda Ukrainas, mis järgi jääb, on siis siuke Ramstate või ma ei oska, mis eesti keeles on siis siuke hälvikute riik ja siuke väga siuke vihane riik ja venelased on öelnud, et kuule võtke teie poolakad, kanseldage ise neid ukrainlasi, Lääne-Ukrainlasi ja poolakatel on väga selge meeles Volõnja, kus 140 000 nende kodaniku lihtsalt maha löödi. Ja isegi sakslased ei andnud ju Lääne-Ukrainlaste relvi, ütlesid, need on päris segased, neile ei tohi relvi anda. Ehk siis, et täna on ikkagi reaalsus on nagu see, et venelased hävitavad ukrainlaste võimekust neid rünnata, mitte ei raba territooriumi. Milline on Itaalia meedia arusaam ja kas see ühtib sinu omaga, millal see sõda lõpeb, kas see, nagu mina enne arvasin, võib sellel aastal lõppeda? No vaata, ma ei ole nii Itaalia lehtede lugema, mu itaalia keel ei ole nii hea, aga mis ma nagu julgeks sulle öelda on, et ega see sõda ei lõpe ennem, kui ukrainlased on venelased oma eesmärgid saavutanud. Ukrainlased on siis defeatid kaotuse osadeks saanud, on kapituleerinud ja Euroopa ei topi oma nina sinna, nii kaua see sõda seal kestab. Täna on ikkagi reaalsus see, et nad ei suuda panna lahinguväljale neid mehi, keda nad seal kaotavad ja jutt sellest, et venelased kaotavad 10 korda rohkem mehi kui ukrainlased on lihtsalt pehmelt öeldes loll jutt ja propaganda ei ole midagi reaalsusega pistmist ja loomulikult venelased kui ründav pool on alati halvemas seisus, küll aga selleks nad võtavadki aega. Venelaste jaoks on kõige suurem trump on aeg. Ja mis see tähendab? See tähendab seda, et nende tööstus toodab sõjamaterjale, nad saavad abi ka siis teistelt riikidelt, küll ikka meil käib see just eriti ju Euroopa Liit, kui nad ütlevad, et Hiina, nagu see Mark Rutte, see on ju täiesti, ma ei tea, kus siuke inimene tuleb, ja räägib, et venelased on jubedad agressorid ja tulevad kohe, võtavad Euroopa Liidu ära ja hiinlased on need, kes nüüd selles aitavad, ega siis ju
see on ju selge, et hiinlaste huvides on see, et venelased ei kukuks kokku, sellepärast, et kui see juhtub, siis on ju järgmine märklaud on ju Hiina, seda on ju Ameerika president ja kõik eelnevad presidendid välja öelnud, et Hiina tuleb sõda, et Hiina on nende suur vastane ja Hiinat tuleb kamitseda. Ehk siis hiinlased saavad selgelt aru, et kui venelastega kokku kukuvad, siis on nemad järgmised ja nad teevad kõik selleks, et venelasi nagu toetada, et nad kokku ei kukuks. Nagu siis Euroopa Liit ja ameeriklased toetavad ukrainlasi. Et mis siis nüüd nagu nii väga arusaamatult on. Ja kui sa nüüd küsid seda, et kaua see sõda kestab, siis sõda kestab täpselt nii kaua, kui ukrainlastel enam mehi pole. Ja vaata, mis on nagu eriti küüniline siis nii-öelda selle tahtekoalisitsiooni või siis nende tapjate koalisitsiooni poolt on see, et nemad on nõus seda sõda pidama viimase ukrainlaseni. See on nagu õõvastav iseenesest mulle ja see on alatu. Et ukrainlased surevad sellepärast, et nemad tahavad venelastega sõda pidada ja Putini põlvili suruda ja Venemaa kolmeks lüüa. Et kahjuks see nii on. Oskad sa öelda, võetakse neid varilaevu kinni, et kas need on Vene varilaevad või on nad teiste riikide varilaevad, lihtsalt meile öeldakse, et need on Vene varilaevad. Üks oli hiljuti, mis siin kinni võeti, mingi riigi lipu all tuli välja, et üks venelane oli seal 9 ukrainlast ja pluss veel teisi riigi kodanikke. Toomas, siin oleme nüüd täpselt, et mis tähendab varilaevastik? See on jällegi meie trollide poolt välja mõeldud sõna, tähendab varilaevastik on nüüd see, kui siis Lloyd's of London ei kindlusta siis seda, et siis kui ütleme siis valged juudid ei saa raha sellest, et laev maailmamerel ringi sõidab, et siis on varilaevastiku kui tegemist. Räägime jälle faktidest, et 10 suuremal Hiina, Maersk, Möller ja kõik need teised kompanid on kuskil 1500 laeva, mis sõidavad. Ja nii-öelda siis see varilaevastik on ka 1500, et need on enam-vähem samas suurusjärgus. Ja samas üldse vist on kuskil 8000 siis ütleme kommertslaeva, mis sõidavad. Ehk siis, et rääkida nagu varilaevastikust, ei ole mingit põhjust, et nüüd siis kindlustada kas siis Hiina või India või siis Vene enda kindlustuskompaniid ja see ei tähenda seda, et ta on varilaevast. Mis puudutab nüüd sellesse Marinara kinnivõtmisesse, siis see on ka nagu väga suur eskalatsioon ja miks? Sellepärast, et nii-öelda navigatsioonivabaduse ja siis mereseaduse järgi on see, et kui see on lipu all olev laev, see tähendab seda, et lipu kaitstakse viimase võimaluseks, see on siis selle riigi kaitse all ja kui sa nüüd lased kellelgi selle lihtsalt käest ära võtta, siis on see ju selge, et sa ei suuda oma lippu kaitsta. Ja mis teeb selle nüüd Marinara situatsiooni natukene selliseks keeruliseks on see, et ta ennem ei olnud Vene lipu all, siis ta järsku sai Vene lipu alla. Siin on nagu kindlasti mingi probleem, mille Venest peab ära lahendama, et transpordiministeerium pani selle lipu alla, aga väliministeerium ja sõjaministeerium, kes siis nagu peavad tagama selle, et ta oleks ka rahvusvaheliselt õige ja samas sõjaväelased peavad tagama selle, et kui keegi läheb nokkima nendega, et nad saavad sõjalise vastulöögi. Et seal oli nagu miskommunikatsioon. Kui sa nüüd paned tähele, et laev võeti siis niimoodi kinni ja seal oli siis kapten ja veel üks kõrgem ohvitser olid venelased, siis oli kas erinevad numbrid on kas 6 või 8, Georgian on siis grusiini ja siis kuskil 20 ukrainlast. Paned tähele, et laeva meeskonnas on 20 ukrainlast, 2 venelast ja grusiinid, kes väidetavalt on kogu aeg sõjajalal ja üksteist ei salli, siis vähemalt seal laevas on nad kõik rõõmsalt koos. Ja mis oli nagu siis selle tulemus oli see, et need 2 venelast lasid ameeriklased lahti. Ja 20 ukrainlast on siiani vahil ja grusiinid ka. Ja veel korra, jällegi kui mõelda selle peale tagasi, mida ütles Vene välisministeerium esialgu, ütles, et see on piraatlus ja täiesti lubamatu, mis toimetati. Ja kui nüüd siis need Vene kapten ja teine mees lahti lasti, siis Maria Zakharova nagu tänas Trumpi, et ta nagu lasi Vene kodanikud nagu lahti.
ja jällegi nüüd on nagu siin täiesti nagu mõttekoht, et miks nii tehti, et miks väidetavalt siis Vene laevad olid lähenemas sellele ja kui ameeriklased nägid, et Vene laevad tulevad, õivasid selle ära, eks venelased natuke hiljaks, et oma lippu kaitsta. Nüüd on siis nagu küsimus selles, et mis saab edasi. Ajaloost toodi üks väga huvitav fakt, et Julius Caesar, kui ta oli veel mitte nagu diktaator, aga nobelmann, sõitis laevaga siis Kreeka saarele ja piraadid võtsid ta, mis on siis tänast Türgi alal, piraadid võtsid ta nagu vangi ja tahtsid ta eest lunaraha. Kui Caesar ütles, et see lunaraha on nagu natuke liiga väike, et peate nagu selle raha suuremaks tegema, sest ma olen jube tähtis inimene. Ja oli väga viisakas ja suhtles nende terroristidega ehk siis piraatidega ja oli väga lugupidav, siis kui siis raha ära maksti, mille ta suuremaks tegi piraatidele, et nagu mõtlesid ka, et täitsa idioot, et me saame nüüd hulga raha. Mis ta siis tegi, läks tagasi Rooma, kas oli 48-68 päeva pärast, lõi ta need piraadid, kes siis tema käest ta kinni võtsid ja raha välja pressisid, lõi ta kõik need risti. Ehk siis, et nüüd on see suur küsimus, et mida venelased teevad. See on ju selge, et see vastuseta jääda ei saa. Mingisugune eskalatsioon tuleb ja nüüd tuleb tõsiselt hinge kinni pidada, et mingi meie väiksel maal olev institutsioon või ei ole target. Väidetakse, et see, mis nüüd Oresnik lasti siis ukrainlaste ja eurooplaste gaasivarude pihta oli hoiatus, aga ma arvan, et see ei ole veel kõik. Aga kus Eesti poliitikud on võtnud, et siin meie vetes on 100 venelaste varilaevu, see on kuskilt laest võetud? Ei, võib olla küll ju, nagu ma sulle ütlesin ennem, et faktid on see, et 10 suuremad laevad, kompaniid omavad 1500 kommertslaeva ja seal nii-öelda varilaevastusel on umbes sama palju, et siin võib olla küll neid 100 laeva, aga jällegi see sõna varilaevastik on täiesti välja mõeldud termin, sihukest asja ei ole olemas. See on jälle propagandistide välja mõeldud meie nii-öelda saaknate ja seisuvite ja ma ei tea isegi kelle poolt. Et reaalsus on see, et neid laevu ei ole kindlustanud lääne ettevõtted, neid laevu kindlustavad BRICS-i või globaalses lõunas olevad kindlustusfirmad. Ega siis me oleme harjunud sellega, et viimased 500 aastat on eurooplased kogu maailma ahistanud ja röövinud ja vägistanud. Ja see aeg saab lihtsalt ümber, et meie oleme kahanev rahvastiku arvult, kahanev majanduslikult ja siis nii-öelda globaalne lõuna on kasvav. See, keda me enne Aafrika, see, keda me enne mahistasime, kasvab tugevaks ja ega siis kunagi ükski impeerium ei kuku kokku, et mingisugune suur lahing oli või selle pärast või teise pärast lihtsalt asjaolud muutuvad, tekitatakse paralleelsüsteemid, tekitatakse paralleelmajandus ja mis ei ole integreeritud enam Euroopa Liidu ja Ameerika majandusse ja nii see lagunemine ja impeeriumi allakäik käib. Impeerium võtab liiga suuri kohustusi, mida ta ei suuda täita ja nii on. Ja teised näevad, et nad ei saa enam hakkama, siis lähevad julgemaks ja teevad vastukäik. Ega siis see, et võeti Venezuelas Maduro kinni ja jällegi ma lugesin Eesti meedias, kus see oli super operatsioon, no nii vägev operatsioon ja need on täiesti mõttetud venelaste S-400 ja 300 ja mitte midagi nad tehti saavad vaatukstada ameeriklased kõvad vennad. Aga reaalsus on see, et tasub kuulata Larry C. Johnsoni, kes 23 aastat just selliseid salaoperatsioone ette valmistas ja neid kirjutas, ütles esimese asjana. Mindi täielikus moonlight on siis kuupaistel ja mitte kunagi, mitte ühtegi operatsiooni, mis on niisugune salaoperatsioon, ei tehta täis kuu valgusel. Sellepärast, et sa oled kohe märklaud või sa tead seda, et sul ei ole mitte mingit ohtu, et keegi sind ei tulista. Ja nüüd tuleb välja, et järjest rohkem tuleb siis neid andmeid selle kohta, et see osteti ära, siis need inimesed, kes siis andsid neile niisuguse rohelise tee, et nad said seda erioperatsiooni läbi viia, et ei tulistatud, ainult üks vend vist ei teadnud, see lasi korra ja siis ka mingi, kas oli kopter või lennuk sai kannatada
aga ülejäänud küll müüdi siis Maduro maha kellegi poolt. Ja see on nagu, vaata, loomas see ongi niimoodi, et Venezuela on loomulikult selle tohutu sanktsioonide all, eks ju, loomulikult rahva elatustase oli madal ja ma ei tea, mitusada miljonit see ameeriklastele maksma läks, et osta ära need võtmeinimesed, aga ega nende elu on ka nüüd Venezuelas läbi, eks me varsti näeme, kes seal nagu rotid põgenevad ja keda kinni võetakse ja mis seal tulema hakkab, sest et see Rodriguez, Celia Rodriguez ütles selgelt aru, et me leiame need inimesed, kes ameeriklastega koopereerusid ja ära andsid Maduro, et me leiame need välja ja võtame need vastutusele ja samas on ta öelnud, et ja me koopereerume ameeriklastega, mis siis tähendab seda, et ta ostab praegu aega, et siis omal need nii-öelda ducks on a row, et pardid ritta panna, eks seal läheb veel huvitavaks, et see, et tehti mingi operatsioon, ei tähenda mitte midagi. See on alles suure asja väike algus. Ja eks me näeme, mis sealt tulema hakkab. Me teeme siit väikese muusikese pausi, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Andrus Sukles. No, eile ma kuulasin Eesti Aktuaalset Kaamerat ja seal öeldi, et Iraanis mässud hakkasid sellepärast, et toiduhinnad tõusid. No maailmas tõuseb väga palju ja ma ei tea kuskil, aga see oli ikkagi organiseeritud tegevus Iraanis võim üle võtta. Jaa, sul on absoluutselt õigus. See on jällegi, et me ei saa alahinnata Mossadi, mis on siis Iisraeli salaluure ja luure keskagentuuri tööd. Et just rääkisin Venezuelast, et nemad tegid seal tööd ja esimene õnnestus neil see Maduro kinni võtta ja üks raamat on välja antud vist pärast teist maailmasõda on vist 68 režiimi vahetust on siis korraldanud luure keskagentuur. Ehk siis, et loomulikult see on nende töö ja mäletame seda ju, et juunikuuses oli 12 päeva oli sõda Iisraeli ja Iraani vahel või mis sõda, aga anti vastastikku neid lööke ja lõpuks läksid juudid ameeriklaste juurde ja ütlesid, et te peate selle asja ära lõpetama, et meil pole enam mitte midagi, millega Iraani rakette alla lasta. Ja nüüd on siis mindi teist teed mööda, ehk siis hakati režiimi õõnestama ja veel üks väga oluline moment on selle asja juures, et kus need rahustused peale hakkasid. Rahustused hakkasid peale, eks siis nii-öelda Iraanis, kus on siis araablaste kogukond, et seal elavad araablased. Et Iraan ei ole homogeenne, seal ei ole siuke asi nagu, et on iraanlane näiteks Khamenei, kes on siis kõrgem usujuht, tema on üldse aseri, tema on aserbaidžaanlane tegelikult. Ja seal on balutšid ja seal on Kurdistan ja siis on araablased ja seal on erinevaid rahvusgruppe on palju. Ja miks see on nii? Seal on siuke organisatsioon nagu Iraani muhadžidžiinide vennaskond, ehk siis kuni 2012. aastani oli see ameeriklaste jaoks terroristide organisatsioon. Ja kui aru saadi, et nad on tegelikult Iraani režiimi vastased, siis võeti need oma tiiva alla ja hakati neid toetama nii Mossadi kui luure keskagentuuri poolt. Ja nemad on siis printsipiaalselt tegelenud sellega, et õnnestada seda režiimi. Ja kui sa tead, eks ju nüüd pandi see snapback sanctions pandi peale ja see maa kogu aeg sanktsioonide all olnud. Ja loomulikult on ka täielik korruptsioon ja mismanagement absoluutselt aru saada. Ja veel, kui sa lisad sinna sellele, et sul on, kui 79. aastal oli 32 miljonit elanikku, siis praegu on lähedal 90 miljonile. 95 miljonit ma vaatasin. Kas nii palju, võib-olla on, ma ei julge maielda. Ma tean 90, aga jällegi ka suur maa. Et arvast sellega, et seal on ju vähem pooled rahvastikust on vähem kui 40 aastat, ehk siis noored suhteliselt ja nad tahavad normaalset elu ega keegi ei taha elada nende mullade võimu all. Ehk siis, et see püssiruutönn on suht valmis. Aga nüüd, kui see oli see 12-päevane sõda, siis ju ka Mossad lootis, et inimesed tulevad väljakule ja kukutavad selle režiimi, aga juhtus vastupidi, et isegi kõige suuremad kriitikud ütlesid, et ükskõik kui palju ma neid mullasid vihka, ma vihkan juute veel rohkem, et te ei tule minu maale. See ei õnnestunud neil, siis nüüd täna on siis pandud välja siis see, et tekitada mäss ja ju rahva seas on ju Mossadi agendid, kes siis seal nagu Maidanilgi ringi jooksevad ja neid organiseerivad ja juhendavad,
noh, et aga ega ma ei pane pahaks neile seda iraanlastele, et ega see oli nagu meil oli kommunistlik partei, oli meie au, mõistus ja südametunnistus ja tegelikult oli see üks võimul püsimuse viise meie Ansipitel ja Kallastel ja kes nüüd on kõige suuremad liberaalid ja demokraadid, et sobis küll siis, eks seal on sama, et seal pole usuga midagi tegemist, see on nagu võimul püsimise viis, ja rahvas on sellest väsinud ja loomulikult on seal sanktsioonide all elades, nagu ka Venezuelas inimesed on väga väikse rahas, paljud neist tegema igasuguseid sigadusi. Ja nagu me teame, Maidanil ju maksti ameeriklased, maksid inimestele, et protestida nii-öelda ja seal on sama, Mossad maksab inimestele, annab neile raha, et nad oleksid tänavatele mässaksid, selles mõttes täiesti arusaadav. Kui vaata, kui seda sõda oli ja nad ju salaja ründasid, siis ju ma rääkisin oma tuttavatega, nad ütlesid, et saad aru, et seal on mingid inimesed lasid selle alajaamad õhku, eks ju, ja siis olid küsiti, et miks sa seda tegid? Näed, et juudid andsid mulle $200, $200 oli nõus laskma õhku alajaam. Ehk siis, et saboteerida seda süsteemi. Ja samas on seal tõsine probleem veega, et just see sama mismanagement, ehk siis, et jällegi, kui me räägime ka sellest, et kui oli siis see revolutsioon, siis need, kes olid vähegi nutikamad ja targemad, kas siis löödi maha, põgenesid ära ja asemele tulid, nagu meil oli Vene ajal revolutsioon, et 3 klassi oli haridus, see sai ministriks, eks ju, aga ta oli õigest backgroundist ja eriti see Ahmadinejani ajal, kus ta oli president, oli siis meeletu korruptsioon ja veevarusid nagu Teheranis on tõsised probleemid veevarustusega ja igal pool mujal ka. Et see on nagu selgelt, et ei ole pööratud õiget ajal tähelepanu nendele asjadele, nüüd on nagu tulemus käes. Aga mina arvan ka, et iseenesest võib-olla ei olegi see halb, et ega need mullad seal nüüd nagu väga populaarsed ei ole ja et rahvas nagu väärib paremat, aga mitte jällegi, et Mossad ja ameeriklased tulevad ja võtavad nende ressursid oma kontrolli alla ja hakkavad neid ekspluateerima. Ma arvan, seda rahvas ei luba, et seal on ju ka sama lugu, et seal on hästi palju haritud naisi, kes on ülikoolis, on rohkem tüdrukuid kui poisse ja üldse rahvas on suurlinnades ikka haritud ja see traditsioonid, mis neil on ja nüüd on aeg siis need mulladel minna ja normaalsed inimesed valitsusse tuua. See on iseenesest mulle nagu meeldiks. Aga see on minu arvamus. Trump ähvardas, et kui need ülestõusmisi hakatakse väga jõulist maa suruma, siis Ameerika läheb sinna neid sõjalisi objekte pommitama. Ahah, ja kui ICE lasi maha valge ameeriklase, ICE on siis immigratsiooni ohvitserid lasid maha valge naise, siis iraanlased hakkavad ameeriklasi pommitama või see on siuke absurdne jutt. Ta võib ju neid pommitada, aga siis ta teab ka seda, et Iisrael saab ja tema baasid seal Middle East, Lähis-Idas saavad rünnakuobjektideks ja ju iraanlased lasid oma vanad raketid Iisraeli peale ja pärast 12. päeva ei suutnud enam neid alla tuua ja järjest paremaks need raketid läksid, mis lendama hakkasid. Need läksid nagu kuumnuga sulavõist läbi nende kaitsest, ehk siis, et see tähendaks jällegi regionaalsõda ja kui on nüüd ju venelastel, hiinlastel on tehtud nendega ka kokkulepe, kuna iraanlased lükkasid need ennem kõrvale, ütlesid, et me ei taha teiega mingit sõjalist kokkulepet, see pole meile, me ei ole agressiivne riik ja me ei taha seda, kui juudid ja ameeriklased neid ründasid, said aru, et see ei ole nagu päris see ja nüüd on neil ju tehtud kokkulepped, et kui see lahing läheb, siis aitavad nii hiinlased kui venelased neid. Ehk siis, et see tähendaks seda, et on jälle regionaalne sõda, mis kasvab üle ka ju ütleme maailmasõjaks. Need potentsiaal on seal täitsa olemas, sellepärast, et praegu ehitatakse ju seda nii-öelda põhja-lõuna koridori, transiitkoridori, hiinlased ehitavad ida-lääne transiitkoridori ja mis siis tähendab ameeriklastele, kellel on siis see tohutu, eks ju see nii-öelda Maritime, mis on siis merekaubandus. Ja kujutad see ette, kui see võetakse ja neil on eks ju laevastik, mis suudab seda kaitsta ja kui seda enam vaja ei ole, vaid kaubad liiguvad mööda maismaad, siis ameeriklased ei saa seda endale lubada, et nende jõud ja mõjuvõim maailmas kahaneb. Ehk siis see on puhas geopoliitiline lahingutandev, mis seal nagu praegu lahti rullub.
ja noh, kuna Iraan on ikkagi väga suur osa sellest, nad saavad kinni panna selle Hormuzi väina, see tähendab seda, et 25% kogu maailma kaubandusest jääb seisma, noh siis jällegi on see väga oluline point, mida ei saa ka tähelepanuta jätta. Iraanis elab täna ligi 92 miljonit inimest, siis kui suur on see tänaval täna kontingent, mis seal, kas see on ainult pealinnas või teistes linnades ka, kes seal siis pilluvad käsigranaate ja lõhuvad hooneid. Kui suur see mass on, et kas seda, kui politseil tuleb appi sõjavägi, on see võimalik maha suruda? Kõik on võimalik, aga jällegi küsimus on mis hinnaga. Ma arvan, et need Iraani julgeolekuteenistused on suht nagu nõrgad, nad ei näinud ära, mis juhtus, eks ju, kui nende teadlased ja sõjaväelased ja maha löödi. Sa ikka tead seda, et üks suuremaid juudi kogukondasid on Iraanis juba 2000 aastat elamas ja eks ütleme ka, mida me peame arvestama siin Eesti Vabariigis, et juut on alati nagu lojaalne kõigepealt oma osa nendest, mitte kõik, eks ju, sajanistid Iisraelile ja siis alles maale, kus ta elab. Eks ju, et ju seal on ka see sama, ma ei ole võib-olla ka pädev, ei ole saanud rääkida, seal netti on maas ja ei ole ühendust saanud, et mis seal siis tegelikult toimub. Aga igal juhul see olukord seal lõbus ei ole ja ära unusta seda ikkagi jällegi, et nii luurekeskagentuur kui Mossad teeb kõik selleks, et rahvas mässaks, aga alati on ju järgmine küsimus, mis saab edasi. Ehk siis, et me teame ju, mindi Gaddafi löödi maha, Saddam löödi maha, kõik löödi maha, aga mis saab edasi, mis saab pärast? Võt see on nagu pigem küsimus, mis me peame küsima. Ja või Venezuelas võeti Maduro ära, mis siis nagu, mis saab edasi? On siis nagu midagi nagu muutunud. Ehk siis, et ma arvan, mis just kõige parem Iraani jaoks oleks see, kui seal tuleks tehnokraatide valitsus võimule ja inimesed, mullad saaksid nagu nii-öelda siis selle nii-öelda marginaalse osa või olekski nende asi nagu meil on see, kes iganes meil see on see mees seal, see meie piiskop, et mõtle selle peale, kui talle võima anda, siis on täpselt samasugune situatsioon kui Iraanis, et ta on ühiskonnas marginaalne jõud ja see sobib. See peaks olema samamoodi, et tehnokraadid ja ütleme, targad inimesed võiksid valitseda ja peaksid valitsema, ja neil on tohutu need ressursid, ja ega nagu ameeriklased väga selgelt ütlesid, et neil on vaja seda Venezuela naftat ja kulda ja need naturaalressursse ja Gröönimaad on vaja ja kõike on vaja ja mis sa arvad, neil siis Iraani naftat ei ole vaja või samamoodi on seal ju gaasi ja naftat ja kõike, mis maailmas Mendelejevi tabelis või perioodikal tabelis on seal ju kõik olemas. Ehk siis, et jällegi on ju ressursisõda. No ütleme, et kui ma veel kord on 92 miljonit iraanlast on, no ütleme, et kui seal 100 000 möllab, siis ülejäänud on ikkagi need, kes asja ära otsustavad. Ühel teisel ajal muidugi Šahh võttis ka sõnadu, Šahhi järeltulija, kes 79. aastal Iraanist minema löödi, ma ei tea, kelle huvides tood me siis asju. No see, vaata, jällegi, kui ma olen seal käinud ja inimestega nagu pikemalt koos olnud ja minu jutusringkonnas ei ole mitte ühte inimest, kes käiks mossees ja ma küsin, et kurat, kus see jõud siis tuleb, kes see siis käib? Ütled ka, et maainimesed on usklikud ja siis on veel need, kes on seotud valitsusega mingitki pidi või on seotud nendega, nemad vaatavad, nagu kunagi meil oli, eks ju, kommunistliku partei koosolekul käisid need, kes et isegi ei mõelnud selle, aga käisid kohal, sest sa pidid nii tegema. Ja samas on selle Šahhiga nii, et kui ma küsin, et mis Šahhist saab, Šahh oli ju veel hullem kui need kuradi mullad. Ehk siis selle Šahhi toetajad on võib-olla 1-2%. See on Mossadi ja luurekeskkond poolt üles puhutud see, et on Šahhil tohutu toetaskond tema pojal. Tegelikult ju ei ole. Ja ta tegi omale tohutu karuteene sellega, kui ta õigustas Iisraeli rünnakut Iraani vastu, siis ju keerasid veel need, kes seda nagu toetasidki, keerasid talle selja ja see, et keegi seal tänava peal karjub, et Šahh, see on ju puhtalt provokatsioon ja
ja makstud tegevus, nagu oli Maidan, samamoodi. Lihtsalt ongi küsimus selles, et mis nüüd saab, eks ju, et kes nüüd peale jäävad, kas julgeolekujõud suudavad selle nagu kontrolli alla saada ja tulevad mingid reformid, sellised vaiksed, või siis tuleb kaos. Muidugi ameeriklastele ja juutidele meeldiks see kaos seal, aga loodame, et seda ei tule. Ja ongi nagu küsimus selles, et me ju oleme näinud ju väga palju, kus muudetakse režiim ja pärast seda on kaos. Mitte midagi ei ole paremaks läinud, vastupidi, kõik sõdivad kõigega. Nii on Süürias, eks ju, sa tead, kui kõrilõikaja, kelle peast oli enne välja pandud 5 miljonit, siis järsku pesti puhtus, pandi ülikond selga ja nüüd tema on suur juht ja õpetaja ja juba käib ju sõda nii tema vägede kui kurdide vahel seal. Varsti läheb seal Süürias sõjaks nii juutide kui türklaste vahel, nii et on üks konstantne sõda ja destabilisatsioon. Ja sama on Iraanis, et ma siiralt loodan, et nad suudavad selle asja kuidagi kontrolli alla saada, sest muidu on seal täpselt samasugune kaos, kõik sõdivad kõigiga. Ja see ei tähenda maailmale ju mitte midagi head, sest et igas sellises konfliktist võib välja kasvada veel suurem konflikt ja see, kes hakkab kaotama, kellel on tuumarelvad, need ju neid ka kasutavad. Ärme unustage seda, et eks juutidel on tuumarelvad, kuigi nemad ei allu ju ühelegi rahvusvahelise kogukonna järelevalvele ega millegi, nemad teevad, mis tahavad. Ja ütles ju Pakistani valitsus, et kui Iraani rünnatakse tuumarelvaga, siis nemad annavad iraanlastele tuumarelva kasutada. Ehk siis, et maailm on väga-väga pingeline ja tohutult ohtlik tänapäeval. Ja meil eestlastena nagu toetada ameeriklasi ja juute on nagu väga rumal tegu, sest et päeva lõpuks, täna on veel ameeriklastel seda võimu ja seda võimu ka jätkub nagu näpu otsaga, sest et huutidest nad ju jagu ei saanud. Venezuelasse nad läinud ei ole ja täna hiinlased ja venesed, ma arvan, nad istuvad ja ootavad, et nad teeks selle liigutuse, et nad lähevad oma vägedega Venezuelasse, seda, et järgmised 20 aastat istuksid ameeriklased seal ja peaksid džunglis sõda. Ja selle sobib hästi venelastele ja hiinlastele, et neil ei olegi vaja ise nendega lahingut pidada, vaid et kui nad suudavad vastasele tekitada probleeme ja täiesti mittevajaliku sõja, siis aeg on nende pool. Ja mis on nagu, mida ameeriklased proovid ka venelastele teha, ju sama asja, et täna on aeg venelaste pool Ukrainas, et venelastel pole seda territooriumi vaja, neil on vaja seda, et maha võtta ukrainlaste võimekus neid rünnata, siis ja nad kontsentreerivad ennast sinna, nad ei lähe igale poole Venezuelasse võitlema või Süüriasse võitlema, sest et see ei ole õige aeg, nad ei taha ennast killustada. Ja samas ameeriklased teevad kõik selleks, et venelastel oleks vaja oma laevasid kaitsta, et nad läheksid kuskile suuremasse lahingusse, kas või NATOga. Ja täpselt selle ümber see mäng käib. Aga mida see tähendab meile, kui tuleb nii-öelda sõda NATOga, siis ma arvan, et suurem osa Eestis pühitakse maa pealt minema, see on nagu reaalsus. Ja ma ei saa aru nendest pehkuritest ja seisovitest ja sahtmetest, mida te nagu mõtlete. Peetus on teil või. Vaadake nagu suurt pilti ka see, et venestega oled lähvite ja ütlete, et kohe on põlvilina, siis see on ju täiesti haige jõud, see on midagi tegemist reaalsusega. Reaalsus on täna see, et meie jääme järjest nõrgemaks. Vaata ise meie sündimust, ega siis maailma mõistes impeeriumid ei kuku ühe päevaga kokku, see on gradual, järk-järguline hääbumine. Oleme ju hääbuval kursil ja sellega peab arvestama ja sellega tuleks tegeleda. Mitte lüüa seadrummi ja nüüd panna see endine miilis või kes ta oli 2,3 miljardit jagama meie nii-öelda rahana. See on ju selge, et mind väga huvitaks see, kuhu, kellele ja kuhu palju. Et seal ei ole isegi nagu, mõtlet nagu pead liiva alla peita, et see on ju puhas afäär Eesti maksumaksja rahaga. No ütleme, et selle Iraani teema lõpetuseks, et president muidugi kutsus ka rahvast ja seda poolt, kes täna ei ole tänaval, et otsima kompromissi. Ma arvan, et nad leiavad, et seal ikka vist päris sõjaks ei lähe. Ma siiralt loodan seda ja vaata veel üks asi, see on harva esinev. Peškian, see president ütles, et jah, tunnistas, et on probleeme, sellele tuleb lahendust leida ja ma viimati rääkisin, see oli neljapäeval, täna meil on, mis esmaspäev,
oma hea tuttavaga. Täna me lindistame. Okei. Et ei, see ütles ka, et kuna eks nad on sanktsioonide all, seal need vahetuskontorid ja tohutult palju raha, mis ei jõua nagu maale, vaid ongi sükse oligarkide käes ja nüüd siis minnakse nagu agressiivselt nende oligarkide järgi, kes siis nii-öelda raha hoiavad ja maale ei too ja selle peale siis nemad loomulikult tahaksid seda status quo'd jätkata ja et seal on ka, ütleme, see finantssektori surve on nagu tohutu, seda, mida tema ütles. Et see on ju nii-öelda ameeriklaste leivanumber, et nemad kõike sanktsioneerivad ja väga palju ja pikalt on ka see olnud edukas, aga nagu me näeme, et 79. saadik on iraanlasi sanktsioneeritud ja siiani ei ole see nagu suurt edu toonud, nüüd nad sanktsioneerivad venelasi ja mis nüüd juhtub, mis meie peame vaatama, see tähendab seda, et kuni siia ääni oli, eks ju, petrodollar, ehk siis dollar oli valuuta, millega tehti kõik tehingud maailma kaubanduses, ja nüüd, kui sellest tehti sõjarelv ja hakati kõiki, kes ei käitu viisakalt, siis selle dollariga nagu ähvardama ja survestama, siis kogu maailm vaatas, et päris nii see ei lähe ja ega siis mitte midagi ei juhtu üle. Nüüd on BRICS ehitanud paralleelsüsteemi, tehingud toimuvad ruupiates, rublades, juaanides ja isegi juba saudid müüvad oma naftat, mitte dollaris. Ja see on nagu märgiline, et ma just lugesin, et hiinlased vist liigutasid 688 miljardit raha Ameerika treasurist siis sellest majandusest välja. Et alguses mõtled, mis see on, aga kui see niimoodi järjest juhtub ja juhtub, siis üsna varsti on nagu dollar, on nagu lepaleht ja meie euro samamoodi. Et selles mõttes meid ootab väga turbulentne aeg siin tulevikus ja kui vaadata meie nii-öelda neid energiahindasid ja meie toiduhindasid, loomulikult Iraanis on tavainimesel väga keeruline, absoluutselt. Ja just nende sanktsioonide ja pideva ähvardamise ja pideva pressi all. Ja aga inimesed vähemalt lähevad tänavale, et meil siin hinnad tõusevad pead pööritava kiirusega, keegi tänaval lähe, kõik panevad suu kinni ja tõmbavad rihma koomale ja katsuvad kuidagi hakkama saada, see on lihtsalt meie temperamendi vahest. No nii, täna, millal see Trump ütles, et Kuuba hakaku käsi üles tõstma, et Venezuelast enam nad naftat ja raha ei saa. Mis sa arvad, mis seal Kuubal hakkab juhtuma? Ega seal on väga sama halb positsioon, et ju kuubakad said oma nafta ja toetuse Venezuelast, eks ju Venezuelasse läksid Kuuba arstid, et seal oli selline, Kuuba on ka haritud väga palju haritud inimesi ja just arstid on seal, Kuuba arstid on seal Lõuna-Ameerikas hinnatud. Ehk siis, et loomulikult on nüüd Kuubal keeruline ja ega see sotsialismisüsteem ise teame, ega ta pole mingi süsteem, aga jällegi, et sa vaata seda, inimesed on nõus elama sotsialistsüsteemis, et peaasi, et need programmeeriksid ei tuleks. Et ega ma ei tea, ütlen sulle päris ausalt, ma ei ole Kuubat eriti jälginud ka, aga seal on ju see Marco Rubio, see pisika Mario, see on ju kuubalaste järeltulija sellest Floridast ja seal on suur kuubalaste kogukond, kes jälle tahaksid minna sinna Kuubale ja seal laiutama hakata. Ehk siis, et ei tea. Kes selle raske koorma Kuubale siis või raskel ajal, õigemini öelda, ajal appi tuleb ja naftat ja raha annab? Mina ei tea, minu arust võiks venelased ju panna oma baasid sinna jälle, panevad ka oma pommid sinna ja need oresnikud sinna, et kindlasti ameeriklased ju ja meie siis need Machelid ja Pehkurid ju räägiksid, et Kuuba on iseseisev maata või ise otsustada, kelle relvad kuhu ta laseb panna. Vaata, mis juttu siis ameeriklased räägivad. See ongi see minu jaoks nagu selline eriliselt tülgastav, et teil on nagu kahekordsed standardid, et ükskõik, kui venelane ütleb, et tal on mingi mure, siis see ei ole mingi mure, sest venelasel ei tohi olla mingit muret, aga vaat, ameeriklane võib minna võtta ära
Gröönimaa, sellepärast, et see on tema rahvuslikus huvides ja võtta teiste inimeste kodu ja öelda, et see nüüd on minu omane. Ehk siis, et siuke, ma ei tea, Toomas, ma ei oska sulle öelda, minust on see, ma lihtsalt tean ühte, ajaloos on nagu väga selge muster ja et iga selline tegu, mingil ajal saab see karma tasutud, kas või see, mida meiega praegu täna juhtub, on see, et 400 aastat on portugaallased, hispaanlased, hollandlased, inglased kogu maailma ahistanud ja röövinud ja nüüd tuleb siis meil see aeg, kus siis kõik need pagulased, kes sealt tulevad ja üle jooksevad, Euroopa ju muutub meeletu kiirusega, sa võib-olla ei pane tähele, ma ei tea, Põlvas ja Tartus võib-olla ei ole see nii tunda, aga kas või siin Itaalias on ju selge, et need rätipäid on palju, mustasid on palju, kõik nagu muutub ja pahalugu on see, et me oleme nagu, või ma ei tea, kes iganes need liberaalsed või need inimesed on, kes räägivad kogu aeg, kuidas tuleb austada ja nemad tulevad siia, kui meie lähme Iraani, siis abikaasa alati paneb räti pähe ja see on nagu normaalne. Katsu minna Saudi Araabias lühiste pükstega naisterahvas, kintsud välkuvad ja mööda tänavat käima ja kohe joostakse pikale viiakse ära ja siis tulevad need krammused siia ja panevad oma näod kinni ja käivad oma õlistidega ja samas jälle meie peame respekteerima. Sinna minnes peame meie respekteerima, kui nemad tulevad jälle respekteerivad. Kurat, ei pea. Kui tuled, tee nagu Roomas, nagu roomlased teevad, ehk siis tuled minu maale, siis käitud nii nagu siin on kohane ja kui sa ei taha, kao minema. Nii lihtne see ongi. Ja millegi pärast meil leitakse, et see on jube kihvt. No ei ole. Juba teine põlvkond ju radikaliseerub ja ütlevad, et meie inimesed peame hakkama elama nende reeglite järgi. Ja see on ainult aja küsimus. See on juba ju Londonis niimoodi, et terved sektsioonid on, kus ei kehti enam inglise seadus, vaid on Shira seadus. Nad teevadki elavadki, kogukondki elab oma elu. Ja nende sünnireit on 10 korda suurem kui valge inimese oma ja 3 põlvkonda ja kõik, kogu maa on teistmoodi. Midagi ei ole endine. Ja ega muutust ei pea ju kartma, aga kui sa tahad olla nagu ennast moslemiks teha ja abeme kasvatada ja 5 korda päevas seda jumalat paluda, võib-olla, mina ei taha. See ei ole minu elu ja ma sellepärast teen kõik selleks, et kui nad tulevad, siis käitugu selle järgi, mis on meie kultuur, mis on meie kultuuriruum ja kui ei meeldi, paki ennast kokku ja kao minema. Ja sama ma olen alati öelnud, et kõiki meil sõimatakse, kes on teise jutuga, et putinistid ja ma ei tea, ma olen alati öelnud seda, et kuradi trünüfid, 30 aastat või palju see reform on me siin õlmitsenud ja ei saanud tehtud selleks, et Eestis räägitakse eesti keelt. Ei saanud hakkama sellega, see ei olnud nagu asi. Nüüd on siis, lugesin artiklit, et mingi Eesti tubli õpetaja siis ütles, et ennem ei hakka õpetama, kui õpid kordi keele selgeks. Absoluutselt õige. Ja kui siin palju nagu kilkab ja räägib, kui hästi Venemaal täpselt silla peale jalaga tagumikku kao minema. Mine ela seal, kus on nagu hea. Kui tahad siin elada, siis on meie seadus. Ja seda peakski tegema. Aga meil ei ole ju meie seadus. 80% seadusest, nagu see tubli Marina Kaljurand räägib, on ju Euroopa Liidu seadused. Ehk siis me oleme kellegi lakeid. Me kuulame ja laseme kellegi teisel juhtida oma elu, mitte iseenda. Ja ma ei tea, minu jaoks on see nagu arusaamata. Trump ütles täna hommiku, et Rubio läheb Venezuelasse presidendiks ja Venezuela hakkab elama hästi, nagu elavad ameeriklased. Oi. Ma ütlen sulle seda, et Rubiole lastakse kuul tagumikku üsna ruttu, sest et ärme unusta ühte väikest asja, et Venezuelas on Bolivari revolutsiooni Chavez'i austajad ja neil on relvad. Seal on mäed, seal on triple canopy, 3-kordne siis nii-öelda džungel, hästi siuke intense džungel. Ärme unusta seda, et Frak on siis, kas on Turase revolutsionäärid on 64. aastast pidanud sissisõda
valitsusvägedega ja Ameerikas on juba mitu korda käinud neid ära hävitamas ja rääkinud, kuidas kõik nüüd on lõpp sellel asjal. Ja samas Kolumbia mässulised on elus juba 50 või 60 aastat. Ja mis neid seal ees ootab, on nagu üks Ray McCarran ütles, et Vietnam hispaania keeles, et seal ei ole inimesed nõus sellega väga selgelt. Suur osa inimesi ei ole nõus siis selle Ameerikas sinna minekuga ja tuletame meelde jälle Trumpi eelmise valitsuse ajal 2017-19 oli Juan Guaido, oli siis, kes nii-öelda võitis siis tegelikult presidendivalimised ja ka oli ju seal ja möllas ja mässas ja seesama Machado, kes siis sai selle nii-öelda selle preemia, sai selle Nobeli rahupreemia ja oli ju sõjaväeosa juures ja tahtis seda üle võtta ja karjus seal. Ja ei olnud, rahvas ei tulnud nende taha ju. Ja täna ju Trump ei pannud ka Machadot sinna presidendiks, vaid väidetavad sellest, et ta isiklikult oli solvunud, et see sai selle rahupreemia, aga pigem nagu ikkagi see, et tal ei ole popular support, tal ei ole rahva poolt toetust. Et jälle ärme unusta, et Chavez oli ta nii halb, kui ta oli, ikkagi kui 70% Venezuela rahvast elas absoluutses vaesuses, siis nüüd on see protsent 10. Ei ole kellegil, aga kui meil nõudel enam-vähem kõik saavad hakkama. Et absoluutselt vaesuses elavaid, kes on ikka hästi keerulised, on ikka väga vähene. Ja nüüd pöörata see kell tagasi ja minna siis ja öelda, et nüüd tuled Ameerikast, nüüd läheb jube hästi kõik, siis ma arvan, väga suur osa rahvast seda lihtsalt ei usu. Ja kui nad ütlevad, et mitte üks, kui sa panid tähele, siis mitte üks suurkorporatsiooni juht ei olnud excited sellest, et minna nüüd Venezuelas seda naftatööstust üles ehitama, seda enam, et seal on hiinlased päris palju investeerinud, seal on venelased kohal, ehk siis, et see tähendab seda, et nagu need küsimused tuleb ära lahendada. Ja kui ma sulle ütlesin, et seal on nagu džungel ja seal on need naftapuurimistehased või need leiukohad on suhteliselt džunglites, siis on sul vaja neid torujuhtmed, millega vedada, siis on sul vaja seda valvata. Seal võivad torujuhtmed hakkavad väga tihti õhku lendama. Nende nii-öelda ajakirjanikud, kes siis lähevad seda rääkima, kui tore on see elu, neile lastakse kuul pähe. Ja see security või see julgeoleku situatsioon saab seal Ameerikas selle väga raske olema. Nii et ma arvan, et venesed ja hiinlased praegu ainult ootavad seda, et keegi Rubio läheks sinna ja hakkaks direktoriks ja võtaks üks paarkümmend tuhat sõdurit või 100 000 sõdurit kaasa. Ja ärme unusta veel ühte asja jällegi, et 69. aastal oli 540 000 ameeriklast Vietnamis ja räägiti, kuidas nad kohe võidavad. Ja Vietnam on, ma ei tea, kolmandik sellest, mis on Venezuela ja rahvaarv sama. Ehk siis, et see on see saab päris kole olema ja ma arvan, et nii ameeriklastele kui Venezuela inimestele. Suur tänu sulle heade selgituste eest, jätkame jälle, aga teile head kuulajad, ilusad päevad. Aitäh, Toomas! Toomas Pauri autorisaade.